mul ka täis tööpäev ei ole siin aega midagi, et nädalavahetusel, et teeb tööd siis kui tahame ja aga jah, jõudsin nüüd metsa. Panin oma mustlaslaagri siia maha, sealt tulin sinna, ma lähen ka, ei lähe, nüüd praegu korraks lähen sinna. Siit mingis 100 meetrit, siis kuskil tookski palgid nad siia välja, siis saab siia autoga juurde ilusti kohe peale loopida. Eks vaatab palju, jõuab välja tuua. Aga siin ma nüüd vaatasin, jumala palju mul on nüüd kive siin. Ma just siin juba otsisin eelmine aasta ja esimene aasta igasugused asju äärekivideks ja kuhu kasutada neid lõkke ümber, lõkkab edasi teha. Kurat, siin on nagu putru raisk nüüd. Ehitusmaterjal on, ma räägin, ei tasu poes käia, kõik on olemas, süüa saab loodusest, ehitusmaterjal saab loodusest, kõike saab. Aga jah, ma jätan käru nüüd siia. Sellepärast käru, kui ma tookord käisin, seal on nii šütt käiad, seal on nii auk ja kive täis, et tõmban nende nööridega, panen siin mingi, ma ei tea, kõik võtan kaasa, panen nöörid taha, siis konks otsa ja lohistan nööridega. Siis muud moodi ma neid kätte ei saa, käruga ma viitsin seal jaman siin nii kaua aega. Aga vaatan, palju siis välja jõuab tuua. Ma ei tea, kaua ma teen, aga noh, eks neid. Vahepala ka siia. Seal poole teel. Aga jah, tund aega umbes, siis tuli 9 palki. Praegult tõin selle ühe. Noh, see on siuke mõnus, siuke 20 senti läbimõõtumist on siuke. Noh, ma arvan mingi 150 kilo, siuke päris raske. 2 tükki oli sabas. Ei jõudnud enam siit üles tulla. Nad ei jõuaks. Aga noh, kõik kaabetatud juba, noh, jätsin selle ühe maha, siis tuli selle ühega üles. Et see kogu tee on juba üles kaabetatud kõik, et ta on nii kuradi kerge raisk, noh, et isegi noh, siukse oksa peale satud rattaga, kohe kukub kaapima või siis mingi väike kivi, noh, et oleksin mingi kuradi 150-200 kilo raskust peal, siis istuks hästi vastu maad, kurat, raisal on jõudu küll tegelikult. Et jah, näe, aega läheb, aga ma siin just ongi, et praegu seesama, see paks palk, see, mis sinna maha jäid. Et noh, mingi 10 minutit ma olen praegu seda siia toonud, noh, nüüd läheb veel 3-4 minutit, saan sellega siia. Aga põkka on suureks abimeheks, et algus tundus küll, et siuke kuradi naljategu, et no ei saa kiirelt vedada, esiteks see tee on nii sitt. Aga see teeb 2,78 IFI tööd ühe korraga. Et jah, abiks on suureks, aga aega läheb mõnusalt. Ma mõtlesin, asi läheb lõbusamalt. Noh, alguses panigi, siin pani juba neid 1, 2, 3, 4, 5 tükki pani neid taha. Sirge peale enam-vähem tuli, aga nii kui mäkke tõus on, noh, siin panigi selle auke künkaid, võib-olla ma viitsin pärast filmida. Auke künkaid kuskil jälle mingi oksake alla, kukku selle kaapima hüppad põrtsad seal peale. Ei, kurat, ei jaksa minna. Ja tähendab jaksab minna, aga kurat, ta on nii kerge. Et siin oleks vaja mingi 150-200 kilo veel peale panna siis raskuseks, siis ta raisk jõuab liikuda. Aga ei midagi. Vahepeal lähme mustlaslaagrisse. Tegelikult mul oligi pumpa vaja, esirehv on juba tühi, aga vaatan, seal on nagu Coca-Colat ka tahaks võtta vahepeal ja peaks ka suitsu tegema. Aga jätkame, vaatame, mis see kell võet on. Oh, 3:30. Ja siit ka real ajas kohe. Kuidas asi toimub, näitan seda teed ka siis. Number 2 siis, seega on number 3. Jätan kohva. Keerame ringi ja tiimapilved siin kogu aeg tiksuvad. Ei ollu. Kurat jah, kihutada reiskeerit ei kannata. Noh, ma hea video peal vast eriti ei näegi, ei saa aru. Aga suht siukene ikka kade. Siin on põhikoht, kus ma kogu aeg kaabin. Nüüd hakkab nagu väike rada ka sisse kulgema juba kujunema, et kus kaudu vedada siin. Ei ole jah, see päris niisama, et vaatad küll, et kuradi nalja number hästi, kuradi, näe tea, 0,2 kilomeetrit tunnis liigud, noh. Aga ei ole midagi teha, tuleb liikuda, vist ei kannata kiiremini teha, ma ei taha teda lõhkuda ühe, võiks ju panna siia tootult taha ja igast nalja huumorit teha, aga see tõesti väga hea aparaat. Aitäh, vend, Mait, et sa selle asja oled kokku pannud ja sa andsid selle mulle.
kasutada, see on väga hea. Siin mul see tee tuleb. Oi, nüüd läheb üle kivide kängude. Siit on mingi 100 meetrit on minna. Muidugi ma ei tea, mul see, kui hästi te kuulete, ka muusika mängib ja siin on armatuur lauas ühes kohas. Et jah, siit kuradi ühe käega pärast annab roolidega isegi. Likkade-lokkadega võiduväljaka tuviga. Noh, siit see koht on veel enam-vähem. Siin tõmbab vahepeal lokka. Ja vaat see on see üks koht, kus kogu aeg siin tuleb püsti seista ja kehakaalu mul ei ole, aga noh, nii palju kui on, siis kallutan ennast ettepoole, et siit üles läheb, et pidevalt siin boksin ja vahepeal jätan siin palgid maha ja viin paar tükki sinna ülesse ja siis tulen alla tagasi, tõmban jälle ülesse paar tükki ja siis panen jälle pundi taha, et jah, ei ole lihtne. Noh, siit on juba köki-möki. Aga see tuleb kõik on algus. Ei ole, oi, saadana. No, siit saame ühe kätte. Ja üks. Ongi, üks siuke. Vaatagi tagant poolt veel. Siit läheb küll ühelt. Sealt. Ma arvan, et siin on näed. Käigu välja. Siin on 1, 2. Saad järgi võtta. Praegu ma võtan selle need 2 peenemat. Ma ei tea, võtta selle kolmanda ka, et lohistan need ära, aga need 2 jäävad eraldi ja siis nendega ka maadlemist, et tuleb ühe kaupa kuskilt elada. Aga vot see on see. Käsitsi viiks praegu seda ühte palki, ma arvan mingi pool tundi, ma ei tea, palju me siit tulin, mingi 30-50 meetrit kuskilt. Ma ei tea, väga suur abimees, aitäh. Panen 3 tükki järgi, mingi üks on vähe pikem. See on kergem ka, aga vaatame, kaugele jõuab. Ma arvan, et mitte kaugele. Reaalajas. Siin on number 1 käigu, ega siin ka number 2 käiguga kuhugi minna, et siin number 1 näen, teod panevad mööda siin minust kogu aeg. Aga mul ei ole võimalust. Vaikselt läheme siin teosammul. Vahepeal rattad tõusevad lendu ja nüüd hakkab kohenema, nüüd läheb see siia maha, hakkab pidurdama. Ja nii. Praegult veel liigume. No siin pakku välja 10-15 minutit läheb aega. Ma olen proovinud siin ka kiiremini minna, aga lihtsalt ei ole mõtet. Et praegu ma mõtlesin, peaks natuke rattad lössimaks ka, tagumised. Siis nad lähevad natuke veel rohkem laiemaks. Ja praegult tuleb väga hästi. Ei ole hullu. Lähe gaasi ka juurde. Tuleb see väga põlev koht. Siit üle saab, siis on kõige suurem asi, kõige suurem mure muutud. Aga siin hakkab külle peale läheb ja siis tõuseb nokk lendu ja peab vastu raskust teha. Nii, juba hakkab nälja tegema. Siia poole. Oksa taha kinni kõik, ongi kõik. Ei oleks oksa, siis ta liiguks. See just ongi see. Ja nüüd siit oksast mööda saama. Pool nusserda siin ole kuidagi. Lekka. Nii. Kuidagi mina proovin sealt külje pealt. Korra siit ise ka nagu teist poolt vähe näha. Pool nusserda siin oled. Näed. Ja niimoodi need asjad kaovad. Kurat.
kui ta siit peaks saama, et ei kuhugi kivi ega selle oksa peale ei lähe. Katse number 2. Aga löödab põõsasse kaitsik. Ei tule, siit ei tule midagi välja. Läheb kadaka põõsasse. Ai. Lähen tagasi ka. Nüüd on kutupiilu, nüüd on vaja suurt kraanat. Ei ole midagi. Okei. Siis tuleb nüüd teha käsitööd. Tuleb võtta peakaupa palgid. Ja kuskil seal, sinna vaja minna. Aga ei ole midagi. Kõik on väga hea. Kogu aeg niimoodi nussred ongi siin. 2 palki on ühe nööri otsas. Võtame selle ühe tagant ära ja siis küll ma siit üles on. Ja umbes nii see käibki. Ja vaatan palju lõpuks kokku tuleb. Ja siit tohutult kihutan. Sai sealt mäest ülesse. Üks paik on maha jäänud. Kurat küll. Jumalauda. Seda ma ütlesin, miks ta nii kergelt läheb. Midagi, toome järgi. Siis mõtlesingi, et tuleb veel üks koht veel siuke hull. Kus on see kuradi. Ei pane õieti konksu otsa. No nii, ja võt niimoodi. Veaks käsitsi käis joppan toone. Okei, siit on mingi 10 meetrit vedanud, see on huina. Aga jaa. Jätkuvalt kõik on hea. Anna umbsõime. Paneme niimoodi. Siit tagant läbi. Niimoodi. Siis ei lähe kaotsi enam midagi. Ja lähme mägedesse jälle. Ai jumalauda. See on see. Ega multfilm oli. Kaua istun siin, siis palju kala saan. Kaua istun siin. Aga versioon. Kaua aeglaselt palte vean, siis palju palte saan. Aeglaselt ma vean. See on tegelikult kui naakoht. Siuke liikumiskiirus. Hea ajast praegu. Ei saa minna nii. See on jälle see koht, mida tuleb ise kogeda. Aga ma saan siit sellega praegu ülesse. Enamasti olen näinud küll siit. Nii, juba kaabi, ei kaabi enam, läks. Siin on kivi, sellest tuleb mööda saada. Siis läheb. Läks mööda, väga hea. Nüüd on köki-möki, nüüd on see kruusa koht ainult. Ja nii, kohe seal on see kruusa koht. Siin on enam-vähem sirge, ikka 3 palki järgi. Kõik on järgi. Aga ma panen nüüd siit teise käigu, peaks too üles võtma. Ega ma arvan, ma nendega üles ei saa. Ma vähe gaasi ka. Aga see kukub nii kaapima, see on nii äkiline tõus seal. Raskus on kõva tagant, põkkal on päris raske. Aga tubli põka on. Proovin pool ülta minna. Mitte otse, aga pool ülta on kasulikum. Tuleb. Väga uhke. Kaabid kuskil. Aga väga hea ja nii see tuleb. Mingi pool tundi läks. Aga käsitsi ma oleks toonud neid mingi tund aega julgelt. 1,5. Et aitäh, vend Mait. Kõik on superkuud. Jätkan olukorda, vaatan palju välja vean. Ma nüüd nagu täpselt ei tea, kus kohas ma selle oma filmisega poole lõin, aga praegult läheb tõesti nagu männise reegana, jumala hästi vala, siuke punt on taga, et juba hakkab kogunema. No ma arvan, et siin on juba talvepuud olemas. Aga et siuksed suured hunnikud tulevad, räägin, et noh,
see, ma alati rääkin, et Coca-Cola jutuvärkides, see avab sakrad. Praegu avas mul metsa välja pealt sakrad. Tasub Coca-Colat juua, usku mind, see on jumala asi, näe. Free way, noh, see ütleb ju kõik, siin ei ole mingit muud varianti. Aga jaa, asjad tulevad, kõik on hästi, jätkame olukorda, vaata. D782 tiksub, noh. Aga, mis ma nüüd tahan nagu öelda, kurat, ma olen ise ka jumala mõtted jumala sassis. Puud. Ja seal on see põhikoht, usinad jälgijad mäletavad, mis seal teispool mäge on. Seal on see oja, aga jah, algus vedasin sealt ära, sealt mingi hunniku neid kõrsikuid ja mõtlesin, ma lähen filmin, et ma toon natuke jämendamaid ka ja et kogu aeg filmi mingeid kõrsikuid. Ja et noh, toon ühe tiiru veel, et jätan homseks ka, muidu ei jää mitte midagi homseks midagi teha. Aga nüüd vaatad ja appelin puh. Neid on siin jeppat, ütleme nii. Mina neid siit välja ei jõua kõike tuua. Ei jõuan ikka, aga see ei ole nii, et ma mõtlesin, et 2-3 päeva ja see on siin. Siin on hunnik. Siin. Oh, seal on mingi metall ka. Katsume tahaks ära lohistada, sest ma ei tea, mis ma teen sellega, aga ja siin on hästi palju kuivi puid. Kõik tahaks ära saada. Aga jätkame, vaatame. Aga mõnusalt tiksub. Palum. Nüüd on küll viimane koer, ma ei viitsi enam ausõnana. Ma tahan minna leili sisse, võtan siit mingi paar välti kaasa. Ma ei jumala auda, noh. Siin on veel 3 aastat vedamist. Aga nii filmib, jaa, nii, vaat see. Kirves. Saad olla all. Kogu aeg kaasas. Sellepärast, et siin on nagu kultivaatorid oksad. Oksi täis. Kurat, kõik tuleb maha lüüa, noh, ei ole hullu midagi. Muidu raisk on nagu tõesti randaal või kultivaator. Jääb jummi. Aga vast olla. Kellaaeg on näiteks 6. See on siis 2.23 või 2.23, 4, 5, 6. Okei. Kõik on hästi. 2 palki on mu põkal taga lohisemas. Otsast tulen, oi, sõitsin puhotsama. Ei on hullu sellega. Enam tagasi minna ei saa. Nüüd kõik untsu läks mul nüüd. Jumal auda. Kurat. Tahtsin teha ühe hea filmi, aga ei saa. Läks asju. Ja võtta kontsu. Aga te aitame. Konksuga saab niimoodi aidata. Ikka siit konks, mis ma ostsin teha. Äja! Käigu kastel kinni. Nii. Selle jäänud teemale. Aga tahtsin teha väikse treileri. On hästi pikalt filmitud, siida tuleb täis pikk Santa Barbara film, et kuidas metsa väljavõdu käib. Väike treiler tulevasele mängufilmile. Puid hakkab olema, puid on sitaks. Väike treiler tulevasele mängufilmile. Puid hakkab olema, puid on sitaks. 2 palki on mu põkal taga lohisemas. Otsast tulen, oi, sõitsin puhotsama. Ei on hullu sellega. Enam tagasi minna ei saa. Nüüd kõik untsu läks mul nüüd. Jumal auda. Kurat. Tahtsin teha ühe hea filmi, aga ei saa. Läks asju. Ja võtta kontsu. Aga te aitame. Konksuga saab niimoodi aidata. Ikka siit konks, mis ma ostsin teha. Äja! Käigu kastel kinni. Nii. Selle jäänud teemale. Aga tahtsin teha väikse treileri.
on hästi pikalt filmitud, siia tuleb täis pikk Santa Barbara film, et kuidas metsa väljavedu käib. Küll on kena põkkana metsas mäest alla sõita. Oi, põkkana metsasse alla sõita. Kohe tuleb suur mägi. Alla sõidan mäest ma jumalauda. Põit. Näe, hakkavad juba vaod tekkima, et siin on juba palki veetud. Siin on see peakaape kohta. Igal pool kaabine. Jah, mustlane. Igan hunniki koskilakola võtsin kaasa. Ja mis mul vaja läks? Ainult seda. Ühega tankisin põkat. No, see on mingi, ma hakkan välja, et kokku läks mingi 5 liitrit. Siis ma tulin kell 2 tulin, praegult on kell mingine 27. See on siis 4, 5, 6, 7. 5 tundi. Normaalne töö. Ja siis oli Coca-Colat läks hästi palju. See on selge. Aga kuulete? Leilise. Tuleb minna. Ei saa midagi. Ei saa tüdrukut solvata. Aga jah, mõtlesin, panen käru peal ka mingi hunniku. Noh, viskan siit. Eks siia nüüd tänase päevaga midagi tekkis. See on, pakun välja 100%-st mingi 20%. No hästi jämedalt 30%. Seal on veel neid tohku ja jõppenbu. Aga ei, küll ma kõik välja toon, kõik läheb vaja. Läheb kõik vaja. Aga nüüd, see, sinna järgi ja kohe kohtume. Puid on ka terve tee täisna. Sealt tulen, sinna lähen. Kõik on seda puid täis. Tuleb kõik kokku korjata mingi hetk. See on praegu alles mingi 50 meetrit sõitud. Väike vahe. Siin on jumala täis. Et puid on, aga kas ma kõike jõuan kokku korjata? Sõidan mööda maanteed. Kedagi mul pole ees. Oi, kohale jõudsin mina nüüd. Lähen sinna sisse ka, kui te tuulete ka. Ja siis teeme väikse mingi mõnusa asja. Kurat, ei ole seda riimi. Kõik on hästi. Põka kohal, käru kohal, kola kohal, tee on seal. Kõik on jumala hästi. Nüüd, välja käima. Aga küll on kena olla kodus jälle. Sealt saab puid. Ja siit seriaali esimese osa lõpp. Kõik jätkub. Olge tuulid, olge mugana.